No nii, tere! Täna alustan oma Meriforelli 9. püügikorda. Kusjuures see on mul teine püügipäev järjestikku. Ehk 8. püügipäeval vlogi pidamisest ma käisin eile. Võrreldes eilsega on tuul pisut rahunenud. Kui eile ma püüdsin idakaldale, täna olen siis läänekaldal, kus eile ei kannatanud absoluutselt püüda. Aga paistab, et väga sogane hääguga see vesi ei ole ja vaatame, kuidas täna läheb. Korra proovin siit laine seest ka, et siin nuki peal päris korralikult rullub see, aga natuke edasi minnes tundub, et vist ümber nurga on rahulikum. Lainetas ikka päris korralikult seal. Et siin pool vist on vähe vaiksem. Ma eeldan, et see kala on rahulikumas laines. Kui üldse on. Vahepeal on vaiksem, siis keerab jälle suurema laine peale. Aga kui ma mõtlen oma esimese Meriforelli Paljassaarelt, sain ma veel suurema lainega. Ja see oligi ekstreemne sikutada seda suurest lainest. Täielik vaikus kala poole pealt. Esimesel 20 minutil. Ega midagi, vahetame jälle kohta. Siin kohati tundub, et riba asemel oleks pidanud surfilauaga tulema. Loodest puhub see tuul üsna tugevalt. Ei tule kuidagi seda võttu. Äkki on landi värvis asi. Vesi veel suht soe, proovin sellist rohekat kollast tooni. Kuigi ma isiklikult usun, kui kala oleks kohal ja ta on toitumise peal väljas, siis ei ole vahet, mis värvi see lant on.
2,5 tundi sai vehitud seda serva siin. Ja tulemus ümmargune 0. Lähen Poolsaare idakaldale ja vaatan, kuidas seal olud on. Vähe vaiksema nuki peale siin jõudsin nüüd. Katsume siit hakata proovima siis. No ma ei tea, esimesed 20 minutit on täiesti vaiksed, aga olud tunduvad küll väga head siin. Vesi on nagu piiritus. Paras laineloks on peal. Punnita palju tahad, ei võtu raasugi. Vahepeal kaldale ronima üle pika aja suutsin ühe landi põhja jätta. Käntsa ka veel peaaegu. Ligi 1,5 tundi nüüd kamminud seda ühte servasin. Seekord kaotasin ühe landi siis. Oleks juba aeg merel juba midagi vastu ka anda. Asume siis uuesti tulle, et ärme anna veel alla. Suhteliselt lootusetu üritus, aga eks ma vaikselt kõnnin mööda seda serva siin tagasi. Ja loobin veel. Päike hakkab varsti juba. Täpselt ei tea, mis see kell on. Võib-olla tund 1,5 on veel aega, et enne kui ta loojub, aga siin kulub mul veel nii kaua ära ka. Ja olen ikkagi kasutanud nüüd seda taktikat, et võimalikult palju ühe püügipiirkonna peale nagu aega kulutanud. See tulebki kuskil 5-tunnise püügipäeva peale 2 püügikohta siis. Teagi, võib-olla edaspidi hakkama rohkem erinevaid kohti käima. Tundub, et see ühes piirkonnas vehkimine mingit tulemusi ei ole toonud. Äkki tuleb õhtune kala siia randa, et täna ma kindlasti enam kuskile rohkem ei jõua. Jälle kaldale ronimine vahepeal. Tamiil läks pusasse, saab seda arutada jälle uut sõlme teha.
prooviks korra siitpoolt nukki ka enne, kui tagasi lähen. Olen juba päikeseloojangusse siin välja visanud ja püük toimuks nagu kuskil basseinis, lihtsalt ei tule. See ala ei ole siin väga väike. Ei saaks päris öelda, et ma ühe koha peal ainult olen. Hea küll, lõpetan oma Eriforelli püügipäeva 9. püügikorra ja jääb siis seis kalade kasuks 9-0. Sai päris korralikult tegelikult piitsutatud alates lõunast kuni päikseloojanguni välja. Ja mitte ühte ainsamat tonksugi. Eemal seal üks mees veel püüab, enne oli ka 2 tükki. Aga hea küll, vaatab, mis siis toovad need Ameerika püügi veel. Järgmise korrani.